Trump nõudis, et Iraan avaks Hormuzi väina, ähvardades 48 tunni jooksul Iraani tehased hävitada. Rahvusvaheliste asjade korrespondent Trey Inks toob otseülekandes Tel Avivist rohkem teavet. Trey? Tere Peeter! Operatsioon Epic Fury kestab 4. nädalat ja president Trump hoiatab taas Iraani režiimi. Õhtul ütles ta Truth Socialis. Kui Iraan ei ava Hormuzi väina täielikult, 48 tunni jooksul ründavad ja hävitavad ameeriklased nende elektrijaamad. Alustades suurimast. Tänan tähelepanu eest. President räägib sellest kriitilisest marsuudist, mis on pärast Iraani ähvardusi kaubalaevade vastu seiskunud. Täna küsisin Iisraeli peaminister Netanyahult presidendi sõnavõtu kohta. Trump ütles õhtul, et kui Iraan ei ava 48 tunni jooksul Hormuzi väina, rünnatakse Iraani elektrivõrku. Kas osalete ja mis peaks kampaanias edasi saama? Usun, et president Trump teab, mida teeb ning tegutseme koos ja võimalikult diskreetselt. Peaminister mainis Iraani raketiohtu. Nädalavahetusel üritasid 2 raketti tabada Diego Garcia baasi India ookeanis. See paikneb 300 kilomeetri kaugusel Iraanist ja näitab, et iraanlased pole keskmaa ballistiliste rakettide osas olnud läbipaistvad. Peaministri sõnul on Euroopa Iraani raketiprogrammi tõttu ohus. Iisraeli kaitsejõud ründavad, nagu näitab see nädalavahetuse video, Iraani ballistiliste rakettide ladusid. Nad hävitasid mitu raketilaskeseadet. Endine Iisraeli peaminister Naftali Bennett kirjeldab Iraani raketiohtu. On oluline, et Euroopa nüüd ärkaks ja mõistaks, et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael president Trumpi juhtimisel takistavad Iraani tuumaõudusulenägu kogu Euroopas. Võitleme teie kaitseks, kuid vale on avalikustatud. Iraanil on raketid, mis ulatuvad Madridini, Berliinini ja Pariisini. Nüüd on nad ärganud ja mõistnud, et nad on Iraani ohus. Kohas, kus interveerisime Bennetti ja Netanyahut, sai üle 100 inimese eelmisel ööl vigastada Iraani ballistilise raketi plahvatuse tõttu elamurajoonis. Suurepärane reportaaž, aitäh Trey. Järgmisena endine USS Coley komandör Kirk Leopold. Sellega, mis Iraani relvajõududest alles jäi, tulistasid nad välja 2 keskmaa ballistilist raketti. Veel on kaart, mis näitab keskmaa ballistilisi rakette. Iraan eksis. Nad sihtisid Sipentua ja Ühendkuningriigi baasi India ookeanis Diego Garcial. Kui nad sihivad teisele poole, ulatuvad IRBM-id Venemaa, Rooma, Müncheni, Pariisi, Londoni, Berliini, Oslo ja Moskvani. Kui suur see probleem on? See on väga tõsine probleem, Peter. Nagu kõik ütlesid, polnud enne otsest ohtu. Esiteks tõestab see, et Iraan valetas kogu aeg oma ballistiliste rakettide programmi kohta. Teiseks on eurooplased, kellel käib praegu suurim maismaasõda Ukraina ja Venemaa vahel, nüüd ka Iraani otsese ohu all. See on reaalne oht. Me seisame täna silmitsi Iraaniga ja eurooplased peavad mõistma, et kui president Trump palub abi, ei tee ta seda ainult meie, vaid ka nende pärast. Samuti liitlaste kohta. Kui Iraan on viimastel nädalatel näidanud, et tulistaks rakette isegi oma partnerite pihta Pärsia lahes, siis mis takistaks neil ründamas Pariisi? Absoluutselt mitte miski. Ja just selles peitubki oht, kui me jätkame Iraani võimekuse vähendamist ja samal ajal piirame nende jõu projitseerimist. Hormuzi väinas nüüd peame tagama rünnaku nendele keskmaa ballistilistele rakettidele, sest need kujutavad endast tõelist ohtu. Lõppkokkuvõttes peab Euroopa meiega liituma, et Iraani alistada, valitsust toetada ja võimaldada rahval oma tulevikku luua. Üllatav on see, et pärast 3 nädalat kestnud operatsiooni Epic Fury, mil kogu Iraanis toimusid plahvatused ja nende relvajõud hävitati, suudavad nad endiselt välja lasta kaugmaa ballistilisi rakette, mis on võimelised tabama Euroopa pealinnu. Peeter, Iraan on suur ja hajutatud armeega riik, nagu meilgi. Neil on endiselt võimekad jäänused.
Nad kasutavad seda võimekust ja kui režiim laguneb ning nad mõistavad, et kaotavad tõesti võimu, reageerivad nad ettearvamatult. Kui neil on keskmaa rakett, mis takistaks laadimist, miski, mis muudaks tõeliselt sõjakäiku Euroopas, sest nad näevad mandrit Ameerika Ühendriikide liitlasena ja reageerivad meeleheitlikult, et püüda oma võimu säilitada. Komandöörid ja ülemad ei salli üllatusi. President Trump rääkis, kuidas Epic Fury teda üllatas. Mainisid Iraani tegevust pärast Epic Furyt ja rünnakuid Katari, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide, Bahreini ja Kuveidi vastu. Keegi ei oodanud seda, me olime šokeeritud. Kas sind üllatas, et keegi ei hoiatanud sind varem, et see oleks nende vastulöök? Mitte keegi. Ei. Isegi suurimad eksperdid ei arvanud, et nad suudavad seda teha. Olin selle üle üllatunud. Kirk tegelikult ma ei ole. Ma arvan, et lõpuks võid sa end nii palju ette valmistada, kui tahad, aga kui konflikt kord juba algab, muutub see ettearvatavaks. Sõjaväelasena püüad ette näha, kuidas vaenlane reageerib, kui temaga silmitsi seisad. Aga nad proovivad alati midagi muud, kui sa ootad. Treeningud ja sõjaväeõppused on mõeldud ootamatutele olukordadele reageerimiseks, heidutamiseks, tegutsemisvõime vähendamiseks ja lõpuks selle kõrvaldamiseks. Just seda tegid minister Hegseth ja president Iraaniga. 3. järgu Iraani kindralid ähvardavad silm silma vastu vastata Iraani sõjalise jõuga, ütleb Sesetsi ametnikele Messiasnei. Nüüdsest pole meie teadmiste põhjal pargid, vaba ajaalad ega turism enam maailmas teie jaoks turvalised. Kas peate seda tõeliseks ohuks, arvestades režiimi nõrgenemist? Isegi kui oht tundub tühine, tuleb seda tõsiselt võtta. See näitab taas nende lugupidamatust rahvusvahelise õiguse vastu. Nende jaoks pole reeglitele tuginev maailmakord kunagi eksisteerinud. Neid ei huvita Genfi konventsioon. Nad ründavad iga võimaliku meetodiga. Ma arvan, et nad on valmis hukkama 19-aastaseid võitlejaid vaid protestidel osalemise eest. Nad on halastamatud, tapavad ja neil puudub moraalne kompass, jätkates samamoodi. Seetõttu tuleb see režiim eemaldada ja lõpuks hävitada. Oleme 47 aastat, nagu senaator ütles, püüdnud selle režiimiga toime tulla. Lõpuks julges president Trump öelda, et aitab, enam pole piire. Sajad ameeriklased on surnud, tuhanded vigastatud ja sandistatud. On aeg võtta Iraani režiim vastutusele selle eest, mis ta on teinud. Kirk. Lipolt sa avaldasid uue raamatu, mis selle nimi on? See keskendub Al-Qaeda rünnakule USS Cole vastu ja kirjeldab hästi mu 2000. aasta 12. oktoobri hommikul olnud kangelaste meeskonda. Tere, suur tänu, et täna tulite. Aitäh!